Tere! Vaatame nüüd, kuidas arvutada ruutfunktsiooni y võrdub 0,5x ruudus miinus 32 nullkohti ja leida selle haripunkti. Ma tean, et nullkohad on need kohad, kus koha peal funktsioon läbib x-telge. Ja kui sa mõtled x-telje punktide peale, siis need on 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0 ja nii edasi. Ehk alati y on 0. Ehk mis ma teen, on see, et ma võtan y nulliks. Ma saan võrrandi. Tüüpiliselt kirjutatakse meil see x-iga pool ettepoole, ehk sul tasubki meelde jätta, et nullkohtade arvutamiseks ma võtan siit selle parema poole ja ma panen võrduma selle nulliga. Alati, kui sa hakkad vihikusse seda lahendust kirjutama, siis kirjuta endale välja ka see funktsioon, mille kohta sa seda lahendad. Ja siis kirjutad vastava võrrandi ka välja, sest muidu sa ei saa võrrandit lahendada, mida pole olemas. Nii. Nüüd, kui mul oli x-iga liige ja niisama arv võrrandis, siis ma selle niisama arvu viisin alati teisele poole võrdusmärki. Ehk ma saan 0,5x ruudus on võrdne 32. Kuna x-i ruutu ees on see kordaja see 0,5, siis ma jagan võrrandi 0,5-ga läbi. Tuletan meelde, et 0,5-ga jagamine on tegelikult sama hea kui 2-ga korrutamine. 32 korda 2 on 64, ehk ma saan teada, et x ruudus on võrdne 64-ga. Ja ma mõtlen, millise arvu ruut on 64? Muidugi, see on 8, ehk x1 on mul 8. Ja teine arv, mille ruut on ka 64, on ju -8, sest miinus korda miinus annab plussi. Ehk need on minu nullkohad. Ja sellise funktsiooni korral, kus mul on ruutliige ja see vaba liige, siis ma tean, et see vaba liige nihutas mul seda parapooli üles-alla. Ehk ta ei liiguta sealt y-telje ümbert seda ära. Ehk see haripunkt jääb ikka y-telje peale ja mul see vaba liige näitab seda kohta alati, kus koha pealt ta läheb läbi y-telje. Antud funktsioon läheb läbi y-telje haripunktiga, ehk ma saangi välja kirjutada seda, et haripunkt on sellel funktsioonil 0 miinus 32. See vaba liige näitas mul ära selle y-koordinaadi haripunktil. Head harjutamist sulle!